Elvas Kulbilohu rallikrossi rajal toimus möödunud nädalavahetusel Eesti, Liivimaa ja Põhja-Euroopa ehk NETS meistrivõistluste etapp. Võisteldi 3 klassis Pro, Pro2 ja Street. Pro ja Pro2 sõitsid sama rada, kuid autode kiirused on tänu kasutatavatele rehvidele ja võimsuste vahele väga erinevad. Võistlejaid oli muljetavaldav arv. Pro klassis 39, Pro2 klassis 30 ja Street ehk tänavalegaalsete autode klassis lausa 54 sõitjat. Kaugeimad osalejad olid Iisraelist, Norrast ja Portugalist, enamik aga Eestist, Lätist ja Leedust. Rada nõudis nii täpsust kui ka kindlat närvi ja publiku rõõmuks neid mõlemaid ka nähti. Paraku tekib sellistes oludes ka sõiduvigu ja mõningad lõhutud autod. Kulbilohu rallikrossi raja keerukad tõusud ja langused said laupäeval Pro2 klassi sõitjatele tõeliseks katsumuseks, kui võisteldi tandemsõitudes. Top 4 sõidud olid eriti pingelised. Finaalis läksid vastamisi 16-aastane Rudi Lumiste Eestist ja 15-aastane Daniel Kvasha Iisraelist. Lumiste näitas rajal kindlat joont, külma närvi ja tõi võidu koju kodupubliku rõõmuks. Seega, Rudi Lumiste Eestist sai esimese koha, Daniel Kvasha Iisraelist teise, Mati Küüt Eestist 3. koha. Noor Eesti drifti põlvkond on end selgelt maksma panemas ja Kulbilohu publik sai sellest hea kinnituse. Laupäeva pärastlõunal läks Kulbilohus asi alles tõsiseks. NETS Drift Championship Pro-klassi sõidud tõid rajale senisest 20% suuremad kiirused. See tähendas, et iga kurv oli veelgi riskantsem ja eksimusi tuli ohtralt. Sealjuures võttis Põhja-Euroopa arvestuses osa ka mitu Driftmasters sarja püsivõistlejad. Tuulevaikne ilm lisas omalt poolt vaatemängu, rehvisuits jäi rajale hõljuma ja kogu võistlus käis justkui pilvede sees. Kvalifikatsiooni parim oli Leedu kogenud sõitja Andrius Vasiljauskas, kes sai kohtunikelt 94 punkti. Finaalis läks asi rahvuste duelliks. Läti ja Eesti vastasseis pani publiku tuliselt kaasa elama. Lõpplahendus tuli aga rehvi purunemise kaudu. Frederik Strelkov pidi sellega leppima ning esikoht kuulus Läti noorele talendile Daniel Spaumanisele. Teise koha sai Strelkov ja 3. tuli samuti lätlane Roland Speržins. Pühapäeval toimus eraldi rajal striidivõistlus, millest osa võttis lausa 54 sõitjat. Kogu poodium moodustus aga meie lõunanaabritest, esimene koht läks Martin Spatsile, teine Roberts Lipsansile ja 3. Haris Labarevitsisele. Hooaeg lõpetatakse 19. ja 20. septembril superfinaalide võistlusega Rakvere Üleajal Kehala ringrajal.